nagu haige inimene, on ju. Et sul on midagi viga ja sa pead sellega tegelema, sul on traumad ja muud asjad, on ju. Jah, ma ei vaidle vastu, see võib niimoodi olla mingites kui see sind juba takistab ja on nagu haiglane. Jah, aga ma olen teistpidi sinuga samas paadis ja nõus, et ka minu jaoks on olnud see väga tugev driving force ja see on ka mu isaga seotud olnud. Ja täna isa on elus, eks on mul. Aga seda on vähemaks jäänud ja ma ei saa küll muud öelda, kui müts maha tõestamisvajaduse ees selle koha pealt, et ta on ikkagi aidanud mul asju elus saavutada, mida ma olen tegelikult tahtnud nagu korda saada. Et kui mul ei oleks olnud seda soovi tõestada, jah, tõestada siis endale ka, aga kui poleks seda drive'i olnud, siis ma ei tea, kas ma oleks viitsinud pushida või kas või see 8 aastat siin seda podcast'i tehtud, kui mul ei oleks, seda ma ei tee muidugi tõestamise pealt enam, aga kui mul ei oleks algusfaasis olnud seda soovi näidata, mis on võimalik selles valdkonnas, see mingi ambitsioon, mis ei taustal, milles keegi midagi ju ei tea, või pole teadnud, et kas ma oleks nagu teinud seda 8 aastat hobi korras lihtsalt niisama? No ma ei usu eriti, sest mul on 3 korda kohti, kus ma jätnud pooleli mõneks ajaks, sest ma tunnen, et seal ei ole enam midagi. Mina ka ei ütleks, et see on nagu üdini halb asi. Ta võib olla üdini halb asi, kui ta hakkab sind halvama ja piirama või kuidagi takistama, üle võtma. Aga kui ta on nagu healthy või vähemalgi määra mingisuguses vormis sind toetav nagu see mõttes ja sind ei lõhu, siis why not seda kasutada tööriistana? Absoluutselt. See tuleb ju sinu seest. Kasuks, algselt. Jah, see tagamõte võib olla midagi muud, nüüd tõestada isale või ma ei tea, kelle iganes, aga see tunne, et ma pean tõestama, tuleb ju sinu enda seest. Et seda ju keegi teine sulle peale suruda ei saa, tõesta nüüd mulle.